okei. Kõik või? Aga sool? Õigus. Jäme sool. Eero. See oli tegelikult vaatajate kontroll. Oli jah? Kes on varasemaid osasi näinud. See on läbi mängitud. Eero, räägi sellest soolast, mis sool see on? Kas see on peensool või? Ei, siin on nagu paki peal on kirjas jämesool. Et jämesool. Kas jämesool on mingil moel parem kui peensool? Kindlasti on ta parem kui peensool. Kes on need inimesed, kes peensool kasutavad? Ütle nüüd ausalt ära jama. Sellest me rääkisime juba esimeses osas. Korda üle, tarkuse ema. Ei ole ju tarkuse ema. Maitseained on olemas. Enam sellest ei räägi. Segame läbi järgilt. See on hea saate. Ei lase kõrvalistut asja. Vaata seda võluliha. Võluliha. Fantastiline. Kui ta väga hästi kuulete, siis kõrvad korisevad juba. Ladusplekid teadsid, millest viia teha. Aga see ongi moslemi söök. Nii, mis siis edasi? Lisame siia porgandiribad. Eelnevalt nagu ribastatud, porgandid sellisena ei kasva. Ei kasva või? Piruka mägedes mina tean täpselt, et kasva. On, jah? Aga teinekord näitad mulle, ma ei teadnud selle kohta. Et ribad, jah? Mängisin lolli, Julien ribad, jah? Mis sa ütlesid? Julien ribad, jah? Okei, teeme nii, et nad on Julien ribad. Järgmine on vist meil... Ja kerge Julien sibul. Ja mis on järjekordselt ribastatud. Riba sibul. Kas siin on ka mingit küüslauku sees? Siin on jah, täpselt. Küüslaugud siin. Siin on ka viilutatud küüslauk sees. Mis teeb selle eriti maitsvaks, on ju? Näed, Lennart, kui sa ollega vaatad, siis siin on küüslauku näha. On küll, jah? Niimoodi. Näeb välja nagu silm. Oota, kaua nad peavad siin nagu susisema või nagu pedereerima? Nad ei peagi siin pedereerima üldse, nüüd tuleb järgmine lugu on vesi. Ja riis. Ja nüüd ta haudub siin oma 15 minutit. Veerand tundi. Veerand tundi, siis lisame riisi. Maagiline hetk. Rail, räägi, et mis värk on sellega, et kui tuleb nagu loodusse, kas siis on vaja nagu pöörata rõhku või rõhku panna jalanõudele ka või, et mis jalanõusid nagu valida nagu? No üldiselt kvaliteetseid selliseid, mitte väga kapriisseid on ju. Aga mis on kvaliteetne firma? Pata. Pata ja mis Pata kingad alati aitavad lootuses, kui on vaja turnida või ka lihtsalt jalutada, vaata teinekord. See on enne pilafi ja see on pilafi ajal. Ma ei jõua ära oodata, mis saab pärast pilafi. Nüüd võtame kaane maha, asi keeb. Võtad selle junniga, mis sul käe pärast on, vahu maha kergelt. Vahu maha. Sest vaht on ainult. Vaht on jah, vaht ei ole hea. Vahusse kogunevad halvad maitsed. Ja nüüd on see aeg, sa võid juba panna peale riisi. Juba, siis kui keeb veerand tundi ära, jah? Kergelt on porgandid sibulad keenud. Eelnevalt riis on läbi pestud 3 korda. Ja otse patta. Ja otse patta. Tuletame vaatajale meelde, et see riis on nagu toores tegelikult. Jaa, seda peab vaatama meelde, et riis on toores. Noh.
ja kus need pakendid pannakse? Ma söön ära. Viiakse pakendikeskusse. Käsitluskeskusse. Kus kohas sul lähim on? Tallinnas. Forelli tänaval. Nii, kaan peale ja gaas. Gaas peale. Kaaned on need, mis verd imevad. Ja tegelikult Raili on meil eesti keele filoloog ka poole kohaga. Kui kaan on maas, on gaas, siis see nagu vesi aurustub ära ja kui gaas on peal, siis ta jääb sisse. Et õiget pilaffi ei segata pärast seda, kui riisi ei, lisad. absoluutselt. Las ta nüüd podiseb. Ja kaua see sitt keeb siin? Kaua see toit keeb siin? See maitseb roog. See maitseb roog. No, pakume kuskil pool tundi. Kuskil nii, jah. Pada pobiseb oma ette. Riis audub tasasel tulel praegu, kuni ta valmis saab. Kui on valmis, siis vaatame edasi, mis teada. Selge. Kaane võib peale panna. Aga mingil juhul ei tohi panna mingit räiget leeki alla, kui on nagu riis sees juba. Ei. Muidu läheb Hästi vaikselt audub oma ette, unustame ta. nagu väike koolipoiss, kes onaneerib, on ju. Jah, umbes nii. No, selge. Aitäh. Väike onaneeriv koolipoiss on tulel. Nüüd saab puhata ehk natukene. Nüüd tuleb järgmine etapp on see, et nüüd on nagu vesi imbunud riisi. Tuleb teha augud sisse. Näpuga või? Ei, mitte näpuga. Kindlasti mitte näppudega. Jätke meelde, kallid kuulajad. Näiteks mingi kinga-onsaga näiteks pikaga. Vaata, mul on siin üks king. Umbes nagu leivale tehakse või pikale poisile tehakse auke sinna, vaata. Ei, ma ei tea, kuidas pikale poisile auke No, tehakse. sa ei tea? Ütleme nii, et tehakse niimoodi. Nii. Kas põhjani välja, jah? Põhjani välja, jah. Sa penetreerid nagu riisi oma väikse leluga ja See on nagu selle mõttega, et see vedelik saaks siit välja keeda. et leiaks nagu kanali, kust välja Jah, et ta aurata. leiaks oma kanali, kust välja imbuda. Sellepärast ei ole meil kaant ka enam vaja. Täpselt. Sa oled õigel teel. Geniaalne! Geniaalne! Ja vaadake, kallid vaatajad, kui kena see riis välja näeb siin looduses. Igast tahve leidnud. Ja räägime rosinast. Rosinad mõnu. Ja lõpuks rosinad peale. Mis sunn see on? Natuke segad. Aga räägi, et pilafile küldselt ei tohiks segada, jah? Ei. Riis kaotab oma kuju, ta läheb pudruks. Nii, Eero, kas on toit valmis või? Ma usun, et on valmis. No vaatame. Vaatame. Oo, issand jumal raisk, kui huvitav. Tundub, et on valmis, on ju? Tundub, et on täitsa valmis, noh. Võtame siit pealt riisi. Kraabi riisi natukene. Seda ära ei pea segama või? Ei, absoluutselt, seda ei tohigi segada. Et mant tuleb võtta niimoodi, nagu ta on, jah? Jaa, täpselt. Mul tuleb... Valt seda liha, porgandit ja siia peale. Selline ta on. Plov. Plov? Pilaf, Osbeki. Tehke samamoodi nagu meie. Et sööge Ja või? siis on alati hea. Okei, hea tisu. Sööme. Rauli, räägi, kuidas sul toit maitses siis? See on ime maitsev. Mul pole nii head lammast kunagi. Kuidas maitseb? Rohinad tegid selle toidu palju paremaks, kui loota oli. Spekulatsioon oli siukene, et rohinad rikuvad selle toidu maitse ära, aga üllatust. Rohinad andsid selle toidule mahlasuse. Volüümi. Oi, Jeero, kuidas sulle maitses? Väga hästi maitsus.
täiega või? jaa. kas on su elu parim proff või? ei, kindlasti mitte. mis asja? aitäh vaatamast!